Tere tulemast kuulama saadet Tagasi klassiruumi. Olen teie saatejuht Hendrik Sulg ja minu häält veel kuulete tulenevates episoodides veel mõnel korral. Täna olen kutsunud külla vilistase, kes on olnud tegus nii kaamera taga, ees kui ka silma jäänud kaamera tööga. Helena Stepanova. Tervist, Helena. Tere, Henrik. No aga siuke lühike algus sai tehtud, et kaamera ja muu säärane, aga räägi, millega sa oled veel tegelenud lühidalt? No kui ma lühidalt endast räägin, siis täna ma olen täiskohaga tudeng. Õpin ma ülikoolis maaettevõtlust ja finantsjuhtimist. Ja see sisuliselt on kõik. Tegelikult olen ka ettevõtja ja seda siis sisuloome valdkonnas, aga see pool on praegu ajutiselt pausil. Ehk siis täna ma olengi täiskohaga tudeng. Nii et ikka veel õpid peale gümnaasiumi? Ikka veel õpid. Vist ongi see, et nagu öeldakse ikka, et inimene ikka õpib terve elu. Jah, kui ma aus olen, siis ma tegelikult mõned aastad võtsin pausi ka, aga nüüd olen tagasi ja olen esimese sessiooni tudeng ja tundub, et esimene aasta saab varsti edukalt läbi ka. No seda on ainult tore kuulda, aga kui me juba niimoodi koolist räägime, siis kuidas sa ikkagi siia Lähti-Ühisgümnaasiumisse sattusid või tulid? Tegelikult ma alguses peale põhikooli läksin otse kutsekasse, aga kutsekas ma sain päris kiiresti aru, et see ei meeldi mulle ja ma tahan gümnaasiumisse minna. Küll, aga kuna ma olen veidi Tartust väljast pärit Alatskivilt, siis ma sõltusin väga tugevalt sellest, et mul oli vaja kooli, kus oleks ühiselamu. Ehk siis, et mu valikud tegelikult olid väga piiratud. Aga kuna Alatskivilt meil kuidagi iga aasta ikkagi keegi läks Lähtele, siis tegelikult mul see Lähte nagu teadmise olemasolu oli nagu olemas. Ja kuna mul ju tulin aasta hiljem Lähtele, siis mu enda põhikooli klassivennad olid juba ees siin. Ja nemad kiitsid mulle Lähtet. Nii et jah, suuresti sõprade pärast ja ühika pärast. See on kuidagi nagu mulle ka nagu siuke tekkinud, et kui juba sõbrad lähevad, siis heakene küll, tulen ka siis siia kooli. Aga mul oli ikkagi varasemalt see, et ma olin põhikoolis ka ja kukkusin ühiskatsetelt läbi. Nii et otseselt nagu muud valikut ei olnud, kutsekasse nagu eriti ei soosinud minna. Mitte, et see nagu kuidagi moodi halvem oleks. No ma enda sõprade pealt tegelikult näen ka, et kui sa tead kindlalt, mida sa teha tahad, siis kutsekas on ülihea koht, kuhu minna. Ja ma ei tee seda maha. Kui sa ei ole kindel, siis ma soovitan pigem gümnaasiumit. Hästi. Ja põhjuseks, miks sa siis valisid meie kooli, oli puhtalt selle pärast, et sõbrad tulid siia. Või oli mõni teine faktor ka? Jah, no sõbrad olid põhilised, aga tegelikult mulle meediasuund ka nagu väga kõnetas, sest fotograafia huvitas mind tegelikult juba nagu põhikoolis. Sest ma olin sellega väga vähe tegelenud, aga see meediasuund ka nagu kuidagi väga kõnetas ja tundus huvitav, et kus ma võiks ennast nagu arendada. Ja Lähte puhul mulle võib-olla kõige rohkem jäi varasemalt nagu kõrva seega, et sa saadki mingeid asju rohkem praktiliselt teha, et sul ei ole ainult teooriat üldainetes. Nojah. Üldist teooriat. Ja siuke sellist, jah, eks meil on ka nagu seda teooriat võib-olla natuke rohkem, et võib-olla nagu soosib ka pigem ka see, et tahaks nagu rohkem nagu kaamerat kätte võtta. Et endal ongi näiteks mälestus see, et kui ma tulingi 10. ja meil oli vaja kaamerat nii-öelda õppida, siis me algul tegime seda muidugi paberil, et mis nupud teevad midagi ja panime endale kirja, aga siis kui nagu kätte võtad seda kaamerat, siis on nagu suhteliselt ikka teine asi. Et siis sa pead ikka vaatama, et kas ISO on paigas, kas ikka white balance on tehtud ja ühesõnaga täielik algul ei saanud mitte mõhkugi aru ja paaniliselt proovisid midagi meenutada, et see teeb seda ja see teeb seda. Kuigi isiklikud kogemused ütlevad, et nüüd ma olen Lüge-visioonis olnud ja palju lihtsam on lihtsalt kõik autonupule vajutada ja ongi olemas siis.
aga ilmselgelt klassi ei tulda nagu üksinda, siis vaid sa tulid teiste inimestega ka. Minu meenutamist mööda oli mu hea nagu siuke koolikaaslane oli Markus Kaha seal. Ja ehk äkki oskaksid sa näiteks kirjeldada enda klassi? No kui me Markus Kahest räägime, siis tema tegelikult liitus meiega aasta hiljem, ehk siis ta ei olnud meiega päris 10. klassist. See selleks. Ma ütleks, et meie lend oli selline, et meil ei olnud sukest nagu väga tugevat sidet omavahel, aga me olime ikkagi üsna olemas üksteisele. Et eks ikka mõlemas klassis oli aktiivsemaid inimesi, oli rahulikemaid inimesi, aga ma ütleks, et läbi lennu üldiselt meil ikkagi inimesed kuidagi suhtlesid lihtsalt, kõigil olid nagu omad mingid inimesed, kellega nad nagu hästi tundsid. Aga muidu me lennuna minu arust saime ka väga hästi läbi, et kui meil oli vaja nagu mingeid asju teha või mis iganes, et siis me ikkagi üsna toetasime üksteist. Või kui mingi kontrolltööd või midagi olid ja ühel suunal oli töö enne tehtud kui teisel, siis sa said juba pildid ja siis järgmised lähevad tööd tegema, kõik saavad viia, et pole mingit probleemi, et nagu selline kokkuhoidmine oli ja minu arust meil oli nagu selline lahe mõnna lend. Nii et kõik said siis nagu omavahel ikkagi hästi läbi? Ja ma ütleks küll, et meil nagu mingid siukseid suuri pingeid, eks arusaamatusi on ikka, aga see on selles mõttes. Aga kuidas teil oli näiteks õpetaja Järvaltiga need kontrolltööd, sest meile ta näiteks teeb lausa mitu erinevat varianti. Ühes kontrolltöös oli isegi minu teada võib-olla 8 varianti nagu ühest teemast. Et kuidas teil nagu sellega oli? Tead, sellega on selline huvitav lugu, et kuna meil ikkagi ju on inimesed ühikas ka, on ju, siis ühikas kuidagi, ma ei tea, kas täna liigub, aga kui mina ühikas elasin, siis meil nagu mida rohkem aasta edasi liikusid mingid materjalid edasi. Ehk siis, et ütleme, et mina olen täna 11. ma annan oma materjalid 10-ndikele, ehk siis ütleme niimoodi, et sisuliselt olid meil kõik variandid Järvalti töödest olemas. Lihtsalt küsimus oligi see, et millise sa selgeks pead õppima. Okei, no kõik ei olnud selles mõttes ja selgelt ta muutis ka neid, aga selles mõttes, et suurem osa oli ikkagi olemas. Aga Järvalti tööd ei olnud kunagi siuksed, kuhu sa lähed niisama kohale ja mõtled, et küll ma tehtud saan. Ei, see kindlasti siiamaani on see, et sa ei lähe lihtsalt niisama kohale, vaid sa ikkagi sa kas tuubid terve öö 2-ni lausa ja siis tuled kohale või siis sa ei tule üldse lihtsalt. Sul ei ole muud valikut. Ja võib-olla nagu klassist endast, klassi tagasi tulla siis, et kas on keegi, kellele sa siiani pöialt hoiad või nagu siiamaani nagu suhtled? On ka selliseid? Ma ütleks, et see ring, mis mul gümnaasiumis tekkis, või meie lennust siis, et nendega ma ikkagi tänaseni suhtlen. Et 2 kutti on mul isegi täna Maaülikoolis veel koolikaaslased. Nii et nendega ma suhtlen tihedamalt, aga teistega on kahjuks läinud teed rohkem lahku. Ühesõnaga ei ole lihtsalt nagu siukest ühist nagu seda just. Huvi või niimoodi. Et need, kellega meil oli nagu rohkem ühiseid tegevusi, vaateid, asju, siis nendega me ikkagi suhtleme tänaseni ja Aga sa enne mainisid, et teie klass oli nii-öelda nagu heatahtlik ja üldiselt olid ka nagu vist nagu omapäini või niimoodi, et oligi nagu kindel seltskond ja oligi nagu selline muster. Aga ehk on sul äkki mõni eredam mälestus sellest gümnaasiumi kooli ajast? Nagu vahet nagu sõltumata sellest, et olidki nagu mingid kindlad grupid? Ma arvan, et kõik sellised, mis ei olnud õppetööga seotud, oli ere. Selles mõttes, et spordipäevad olid ülilahedad, mis oli nagu üliäge. See ei olnud küll terve lennu puhul, aga see oli just meie suuna puhul. Et kuna ma ei tea, miks oli meie
klassiõpilasi kogu aeg ülipalju spordipäeval, siis me tihti võitsime lihtsalt sellepärast, et meid on nii palju ja meil tuli kõige rohkem tulemusi. Et minu arust see on nii nagu lahe nüüd tagasi mõelda, et jaa, too hetk koolipäeval sa mõtled küll, et mingi spordipäev elus ei viitsi minna, vaata. Aga täna, kui sa hakkad tagasi mõtlema, siis tegelikult on täiega äge mõelda, et nagu, et me olime terve klassiga ja tegelikult oli jumala lahe, vaata. Et jah, aga selles mõttes kooliajast ma saan täiega aru, et sa mõtledki mingi, ma saaks vaba päeva selle asemel, miks ma pean mingi kooli minema, mingi spordipäeva. Ehk siis jah, tihti me mõtleme nendele asjadele alles peale kooli. Ei no, see on täiesti loogiline ka, vaata, sest no võib-olla mingisugused piinikuma momendid, mida sa nagu praegu näiteks nooruses oled elanud läbi, et vaatadki tagasi, et tegelikult ei olnud kõige parem aeg või hetk või midagi sellist. Aga mida rohkem aeg nagu edasi läheb, võib-olla see lihtsalt nõuab natuke seedimist, mingid momendid. Aga sa mainisid spordipäeva, kas oli ehk mingisuguseid teisi üritusi ka, mis sulle nii-öelda meeldis ja millest sa said ise nagu osa võtta? Ma arvan, et kõige võib-olla siuksed meeldejäävamad on ikkagi tutipäev, lõpetamine ja mitte lõpetamine sellepärast, et nüüd on tehtud, vaid sellepärast, et see on nagu mingi suur asi, sa oled mingi suur asi ära teinud, vaata. Et nüüd nagu lähed kuskile edasi. Tordi tegemised olid väga ägedad, ma ei tea, kas te praegu teete? Siiamaani on see traditsioon ikkagi nagu püsinud, et torti teeme. Jaa, et need olid alati hästi toredad. Jah, ma arvan, et need on põhilised. Et ongi siuke ilus lõpp ongi põhiliselt siuke, mis on meelde jäänud. Jah, täpselt. Aga igal lõpul on mingisugune algus kah, et ehk oskaksid sa meenutada enda esimest koolipäeva, et kas oli nagu siuke meeldiv kogemus, et vau, et uued klassivennad või siis ei olnud nagu siuke, et või ta ei nagu siukseks tagasihoidlikuks päevaks, et oligi lihtsalt, et nägid ära ja oligi nagu kõik. Kas sa mõtled päris nagu 1. septembrit näiteks? Või nagu esimest koolipäeva, kui me õppisime esimesel päeval? Ma mõtlen, võtame praegu siis 1. septembri. Teeme nii. Jah, sest tegelikult ega ma seda esimest koolipäeva ei mäleta, ma arvan, ma ei mäleta isegi esimesi paari kuid. Aga esimese koolipäevaga ma arvan, et see jääb mulle meelde, sellepärast, et mu perekonna nimi on Stepanova tegelikult, eks. Sa ütlesid ka Stepanova alguses. See on okei. Aga 1. septembril meid kutsuti siis kõiki nagu koolipere ette, ühe kaupa. Ja mul on endal mingisugune väike probleem sellega, et mulle ei meeldi, kui mulle Stepanova öeldakse. Ja see oli üks asi, millele ma ei tea, miks ma mõtlesin 1. septembril, et ma loodan, et öeldakse õigesti. Ja siis ta kutsub mu ette ja ütlebki Helena Stepanova. Ja ma mõtlesin, et pagan, okei. Aga õnneks toonane õppejuht lahendas selle olukorra lõpetamisel, ehk siis, et enne kui meil lõpetamine hakkas, siis ta tuli küsis üle, et kas öelda Stepanova või Stepanova ja siis ma ütlesin, et palun ütle Stepanova. Aga ei, see on selles mõttes okei, aga lihtsalt see nagu olukord mulle 1. septembrist on jäänud hästi meelde. Ja kui me klassi jõudsime, siis selgus, et meie klassis on 2 Helenat, 2 Liisat ja 2 Argot. Ehk siis, et meie 3 aastat olid väga põnevad. Täitsa usun, et minu klassil on ka näiteks praegu niimoodi, et meil on 2 Laurat loodussuunas. Eelmise aastaga tuli uus suund meile loodussuunas ja mina oleme siis 2 Hendrikut ja äkki, tehnoloogia suunas oli ka minu meelest üks Laura-Mari nimeline. Et päris palju kattuvaid nimesi või niimoodi. Et ei ole küll samasugune olukord, mis teil oli muidugi, et ühes klassis lausa, aga siiski vist mitte midagi siin koolis ei muutu või niimoodi. Ja aga kui me nüüd kooliaega siis tulime ja oled saanud nagu sisse elada natukene, siis sinu nime on Lügevisiooni lõputiitritest näha kui toimetaja või siis peatoimetaja rolli alt, et
mis sa seal nagu tegid või mis oli sinu see nagu töö, kui sa peaksid seletama inimesele, kes võib-olla ei ole nii teadlik, mis tähendab siis toimetaja rollis olla? Tead, kui ma mõtlen sellele Lügevisiooni ajale üldse tagasi, siis mul kuidagi nagu sellised rutiinsed asjad hästi ei meenu. Meenuvad kõik lollused, mida me Lügevisioonis tegime. Meenuvad monteerimise hetked. Meenuvad toonase meediaõpetaja Timo tagasisided. Hetked, kus ma mõtlesin, et püha jumal, kes selle Timo üldse meediaõpetajaks võttis. Ma räägin sellest siis hiljem ka. Aga ilmselt see ongi nagu see, et vaadata, et kõik toimiks. Et Lügevisioon saaks õigel hetkel Lügevisiooniks, mis tihti võib-olla sai alles pool tundi enne Lügevisiooni algust Lügevisiooniks. Kõik tekstide kirjutamine on ju, saatejuhtidele siis. Mul õnnestus ka ise saatejuht olla, see oli ka päris põnev olukord, kus olla. Aga mulle tundub, et meie nagu Lügevisiooni tiimiga kuidagi töötasime üldse kõik ühes koos. Ikkagi oli see püsivus alles, et keegi teinud nagu eraldi omat asja. Nagu niimoodi. Jah, et meil olid küll nagu mingid minimeeskonnad, kui me räägime filmimisest ja mingist sisu otsimisest, aga suures pildis me tegime ikkagi nagu koostööd. Aga mainisid juba seda, et olidki nagu mingisugused pisemad nii-öelda meeskonnad siis. Et kuidas need tööd olid teil ära jaotatud? Et kas teil oligi nagu need, kes tahtsid olla, need olidki näiteks operaatorid või saatejuhid näiteks või peatoimetaja. Et kas see oli nagu teie enda vabal tahtel nagu valitud, võetud või siis ikkagi keegi ütles, et sina oled ja sina käsutas siis? No ma teiste nende minitiimide kohta ei oska öelda, on ju. Mida ma tean, on see, et Timo tegelikult tahtis, et kõik teeksid kõike. Et sa saaksid kõiges areneda. Aga minule isiklikult ei meeldinud absoluutselt operaator olla. Mulle meeldivad need väiksed peegelkaamerad, aga mulle ei meeldinud need suured kaamerad, mis meil olid, sellepärast, et ma olen aus, ma ei saanud mitte midagi sellest suurest kaamerast aru. Ja mul oli siis nagu klassivend, kellele ma siis iga kord sujuvalt selle kaamera nagu kätte andsin ja rääkisin teda iga kord ära, et ma võin monteerida ja ma võin peale lugeda, ma võin kõike teha, aga ma ei taha filmida. Ehk siis ma võisin interveerida, ma võisin kõike teha. Aga ma vihkasin neid hetki, kui ma pidin operaator olema. Ja üldiselt ma üritasin kuidagi niimoodi ära niferdada ja häid põhjuseid Timole ka leida, miks ma ei taha operaator olla. Aga mis oli siuke võib-olla kõige meeldejäävam siuke nagu põhjendus, et miks sa ei tahtnud olla? Kas välja arvatud see, et sa andsid lihtsalt nagu kellegi teise kätte selle kaamera? Mul tihti oligi olukordi, et ma ei tea, et kas ma ei tundnud ennast hästi või ma tahtsin see hetk midagi muud teha või mul oli teine tuju või et Joonas tahtis ise teha. Siis ma leidsin igasuguseid muid põhjuseid, aga mitte seda, et ma peaks olema. Jah, õnneks või kahjuks meil nagu päris niimoodi ei ole nagu sellist olukorda nagu tekkinud, et nüüd keegi tahab nagu sujuvalt keegi teine olla. Et õnneks on nagu meil vähemalt niimoodi, et kõik on suhteliselt avatud mingisuguste asjadega või siis lausa on ise nagu valinud nagu mingisugused, ongi näiteks monteerija rolli või siis saatejuhi rolli. Et need ongi nagu põhilised, mis on nagu ise valitud rohkem. Aga ei, ma ütleks ka, et selles mõttes, et me ikkagi oma minitiimiga saime nagu ülihästi hakkama selles mõttes, et Joonasel oli väga okei kogu aeg filmida ja mul oli väga okei nagu teha kõike muud, kui oli vaja ja monteerisime me siis selles mõttes, kes iganes tahtis. Aga Lügevisiooni ei saa tekkida ju niisama lihtsalt, et üks hetk ja nüüd niipsust ongi saade olemas, et kindlasti olid teil ka mingisugused koosolekud ja kuidas see teil nagu välja nägi, et mismoodi teil see nagu, mis moel teil see koosolek toimus, kas teil pidite iga kord nagu kohale tulema või saite läbi nii-öelda siis me kasutame Messengeri või mõne muu suhtlusvahendi abil saite omad asjad nii-öelda ära klaaritud või nagu paika pandud siis?
ma ütleks, et meil oli ju Lügevisiooni, ma ei tea, kas see oli tunniplaanis ka või? Tunnine. Ühesõnaga, ma tean, et meil oli mingi päev või mingi tund, kui meil oli mingi aeg kuskil peale tundi. Ehk siis ma eeldan, et see oli ikkagi Lügevisiooni Nii et ikkagi peale tund oli teil see? Jah. Ehk siis ikkagi üks kord nädalas me vist kohtusime stuudios. Ühesõnaga, me kohtusime. Lihtsalt me reaalselt veetsime väga palju aega stuudios, et ma võib-olla ei suuda nagu seda selget piiri panna, et kus meil olid nagu meediatunnid ja kus meil olid nagu Lügevisiooni tunnid. Sest et need on natuke nüüd ajaga nagu sassi võib-olla läinud. Aga ma mäletan seda küll, et meil on olnud koosolekuid, kus me oleme teemasid arutanud, kus me oleme arutanud seda, mis tulekul on, mida võib-olla keegi teha tahab, nagu sisu mõttes. Aga lihtsalt jah, need koosolekud olid ka alati siuksed kaootilised. Seal oli kõike muud kui konstruktiivset juttu. Pudi-padi. Jah, täpselt. Aga kindlasti, selles mõttes, kui nüüd tagasi vaadata nende saadete pikkuste peale, siis kõige enam nagu domineerib just see poole tunnina nagu see nii-öelda saade siis. Et nüüd on meil nagu natuke lühemaks jäänud. Eelmise aastaga sai nagu see nagu kindlalt meile paika pandud, et nüüd me teeme nagu nii pikkasi saatmeid. Ehk siis ongi mingisugused 15-minutilised saated umbes. Kindlasti nagu ma arvan, et kõik asju sinna saatesse võib-olla ei sobinud, et kas teil oli ka nagu mingisugune nagu piir või nagu limiit, et nüüd on nagu pool tundi täis, nüüd me rohkem midagi ei pane või siis puuduse ja panid nagu igaüks, kes nagu mingisuguse panuse pani, sai nagu ikkagi saates oma nagu selle mingisuguse episoodi või niimoodi. Tead, meil minu arust oli niimoodi ära jaotatud. Meil oli mingi hulk teemasid. Mingi hulk teemasid olid need, mis on kohe relevantsed, ehk siis mingid üritused, mis toimuvad ja mis peavad nagu kindlalt kajastust saama. Ja siis on mingid sellised meelelahutuslikud asjad. Aga minu arust meil oli niimoodi, et kõigil klippidel oli mingi maksimum ajaline piir. Seda ma praegu täpselt ei mäleta, mis see piir oli. Ehk siis, et meil oli ikkagi suht teemasid täpselt nii palju, et meil tuleks nagu õige pikkusega saade. Ja ma arvan, et ta siis jäigi sinna poole tunni juurde. Ja kui juhtuski, et mõnikord ei jõudnud mingit meelelahutuslikku asja valmis või mis iganes, siis lihtsalt need jäid välja. Ühesõnaga nagu teil nagu oligi nagu vabad käed? Jah, üsna, vähemalt ma mäletan nii. Jah, et ilmselgelt me seda Lügevisiooni tunni ajaseks ei aja. Aga jah, ma nagu mäletan jah, et kõigil oli nagu oma klipi aeg, kuhu siis nad pidid oma siis selle ära mahutama. Ja ikkagi need, kes said, need panid ikkagi oma panuse siis sinna saatesse? Jah. Aga kindlasti võib-olla nagu saadet niimoodi loogiliselt paika panna nagu päris niisama ei saa või siis on vaja mingisugust nagu juhendajat, et mitmel korral on ka näha, et Timo Arbeiter, endine meediaõpetaja, on siis nagu ka tundub, et ta on ikkagi aidanud. Mida ta täpselt nagu selle saate panustamiseks nagu tegi? Ja me jõuame Timo juurde. Tead, ma ütlen ausalt, et ma arvan, et kui ei oleks olnud Timo Lügevisioonis, siis ei oleks Lügevisioon olnud Lügevisioon. Ehk siis, et kõik küsimused, kõik tehnilised probleemid ja kõik sellised asjad, neid ju lahendas ja aitas lahendada ikkagi Timo. Ehk siis, et ma arvan, et Timol oli väga suur panus sellesse, et me saaks iga kord oma Lügevisiooni siis tehtud. Ma enne ütlesin ütlesin lause, et kes selle Timo üldse siia meediaõpetajaks aitas. Need mõtted olid mul alguses. Sellepärast, et Timo mulle õpetajana väga meeldis. Väga meeldis. Aga Timo ei olnud selline õpetaja, kes nagu, kui sa küsid midagi, siis ta on mingi, ma teen ära vaata. Või nagu mingi ala, ma ei oska tiitreid panna, et mingi, ta tuleb, teeb ise ära vaata. Või siis, Timo on selline,
ma julgeks öelda, et ilmselt põhjalik, ehk siis, et ala ma monteerisin mingit klippi, on ju, siis tema oli see, kes ütles, et võta need ohked välja, võta need mõttekohad välja, see klipp sealt lõpust mõned sajandikud veel lühemaks, sest see on ebaoluline, on ju. Ja siis nendel hetkedel sa mõtled, et pagan, et ma tegin just ülilaheda video, ma saadan talle ära ja siis ta on mingi, ei, aga sealt ka natuke ja siis sa mõtled, et mille jaoks. Aga täna, kui ma olen ise tegelenud selle kõige videotöötlusega, siis nii enda töös kui ka tegelikult mujal, kui ma vaatan neid klippe, siis mulle tegelikult jäävad need asjad silma ja need täna häirivad mind. Ehk siis, et see, mida Timo rääkis mulle kooli ajal, sellest ma olen nagu ülitänulik. Sest et võib-olla ma muidu ei oleks mitte kunagi tähele pannud. Nagu, ega kui mina neid videosid tegin, ma ei mõelnud sellele, et keegi mõtleb liiga kaua või seal on mingi, seal reaalselt on väike paus, aga et tegelikult see nagu video mõttes on juba liiga pikk paus, vaata. Ehk siis, et tegelikult Timo andis meile väga vabad käed. Ta vaatas, et kõik oleks kontrolli all, aga piisavalt palju vabu käsi, et me saaks ise areneda. Ise otsida, ise YouTube'ist vaadata, ise guugeldada, ise proovida ja minu arust see on nii oluline. Sellepärast, et muidu ma ei näeks sellel meediasuunal ka mõtet, kui ma ei saa ise areneda või ei saa teada, kust ma mingit infot leian. Ei, see on, ma arvan, et kui ma kuulen seda juttu, siis ma võib-olla oleksin ise ka nagu soovinud ka temaga niimoodi tunde, kui ma oleksin nagu ise saanud nagu õppida nagu, mitte et nagu õpetaja annab mulle mingisuguse, ma ei tea, mingi slaidi esituse ette, nii nagu meil praegu tehtakse. Et paneb ette blablabla teooria koht, blablabla ja siis võib-olla see ka, et õnneks meil ei ole nagu selliseid momente nagu olnud, kus ongi nagu see, et peab ise mingisugust tiitrit tegema, vaid õnneks on nagu, ta on nii palju nagu mida aidanud, et ta on nagu ise nagu teinud mingisuguse osa siis sellest saate nagu kujundusest nagu ära. Aga jah, kujundus oli ka Timo tehtud. Oli tema oma? Jah. Ma pean selle ära, vist oli. Ei, vist pigem ikkagi oli, jah. Jah. Et see ise õppimine, see mulle ka nagu endal on ka nagu sobinud rohkem. Selles mõttes, et hea, kui ongi mingi juhendaja olemas või niimoodi. Jaa, sest mulle tundub, et meedia on täiega siuke asi, kus sa reaalselt õpid nagu praktika kaudu. Tegelikult on küll, jah. Et teooriast on nagu väga raske. Mul on endale ka nagu siuke mulje jäänud, eriti 10. oli ka see, et oli ka nagu siuke moment, et ma reaalselt ei õpi mitte midagi paberil, kui ma ei saa lihtsalt seda kaamerat näppida. Ja veel monteerimine ka, aga see monteerimine on puht, minu puhul siis vähemalt tulnud sellest, et ma olen nagu ise ka nagu mingisugused videojuppe või nagu ise nagu tahtnud monteerida. Mõnel üksil korral on pannud ülesse ka YouTube'i videosi, aga need suht kiirelt maa võtnud. Et ühesõnaga proovinud ka nagu seda sisu loomist ja nagu rohkem nagu ise ka nagu uurinud selle kohta, et kuidas võiks nii teha, kuidas võiks teisiti. Ja väga palju inspiratsiooni olen saanud teistelt nagu YouTuberitelt. Et meedia juures ongi see, et pigem praktika kui see, et sa õpid paberilt. Jah. Aga temaga oli ju meediatunde ka. Et kuidas nagu need välja nägid, et kas te tegite kas te keskendusite rohkem siis nagu sellele nii-öelda siis paberimajandusele, et oligi nagu rohkem kirjalikke töid või te saitegi nagu rohkem nagu näppida seda tehnikat ja võib-olla monteerimist võib-olla harjutada või niimoodi? Ma olen aus, ma neid nagu päris meediatunde temaga ei mäleta. Ma mäletan küll, et me oleme olnud seal üleval arvutiklassis. Ehk siis ilmselt me tegime ikkagi mingit arvutitööd ka. Aga kuidagi Timoga mul tuleb rohkem meelde nagu kõik see praktiline pool. Ehk siis, et tegelikult Timo oli, ma arvan, lähtejaoks üks suur pärl ja tegelikult väga hea õpetaja. Ehk siis, et see, et mul mingitel hetkedel raske oli ja ma ise ei viitsinud midagi parandada, ei tähenda, et Timo oleks halvanud. Timo oli väga hea.
No ma olen, oma ala proff. ma olen nii palju tema, eriti 12 kuulnud nii palju kiidusõnu, et tegelikult oleks võinud ikka veel siia jääda, et kui ma vaid teaks, millised tunnid temaga oleks olnud. Timo on lahe jah, ta on juba inimesena on tegelikult Jaa. väga äge, nii et praegu ta vist, ma isegi ei tea nagu päris täpselt, mis ta teeb, vist ka pildistab või jah, no ta vist teeb rohkem videograafiat, aga ta vist teeb üldse mõlemat. ühesõnaga vägagi oma ala Jaa. sees. Ja ma arvan nagu sellele nii-öelda kooliajale nagu nii-öelda võib, ma arvan praegu nagu piiri tõmmata, et sa oled ka nagu tegelenud sellise meediaga edasi, mingisuguse meediaalaga edasi, et oled silma paistnud rohkem nagu selle fotograafiaga, et iroonia kombel, et sulle ei meeldinud videokaamerat näppida, aga fotokaamerat näppid natuke rohkem. Kas on ka nagu Timo õpetustest nagu mingit kasu ka saanud, mida sa siiamaani kasutad enda fotograafia nagu töödes, tehnilisi võtteid? Ma peegelkaamera või fotokaamera puhul arvan, et seal on rohkem need manuaalsed sätted, millele nii-öelda Timo pani põhja, mina sain võimalikult palju ju katsetada, kui koolis oli vaja pildistada, aga ma arvan, et ma Timo õpetused olen rohkem kaasa võtnud tegelikult monteerimisse, ehk siis, et kuigi mulle ei meeldinud olla operaator koolis, siis täna mulle meeldib tegelikult rohkem filmida ja videosid monteerida. Kuigi ma seda praegu tööna ei tee, aga kui valida, siis pigem video ja seal on Timo õpetused küll kaasas minuga. Aga mida ma võib-olla fotograafias ka olen Timolt kaasa võtnud, on see, et mul on mingisugune probleem sellega, et juba kooli ajal ma teen väga nagu detailpilte. Ehk siis, et ma unustan tihti ära teha nagu mingeid üldpilte või suures plaanis pilte. Ja seda siis Timo tuletas mulle nagu meelde, et ei, et proovi midagi muud ka. Ühesõnaga, et oleks nagu midagi enamat kui lihtsalt mingisuguse kindla asja pildistamine. Jah, no näiteks ongi, et kui on üritused ka, siis ma nagu ei tee mingeid üldpilte, vaid ma keskendun detailidele ja seda ma tuletan endale täna siiamaani meelde. Päris huvitav on kuulata, et ikkagi kuulatakse õpetaja sõna. Ja need õpetaja sõnad jäävad meelde. Aga nagu põgusalt siis nagu tagasi tulla selle Lügevisiooni juurde, et toimetaja roll ja et sina olid see, kes vaatas, et kõik oleks nagu hästi ja kõik oleks nagu korrapäraselt või niimoodi. Kui palju mõjutab see toimetaja töö nagu sinu töö tegemist nagu peale kooli? Ma ei teagi, no selles mõttes, et kui ma mingi aeg tegin rohkem videotööd või kui mul on mingid koostöid olnud, siis kuna me Lüges pidime kirjutama tekste, eks, näiteks saatejuhtidele, või pidid välja mõtlema, et mida sa siis täpselt filmid kuskil üritusel, siis ma ütlen, et kui ma nüüd peale gümnaasiumi aega olen teinud videosid, siis asi, milles ma olen kõige halvem, on skripti kirjutamine ja sellest kinnipidamine. Ilmselt Timo otse niimoodi ei öelnud, aga kuidagi temaga seondub mul see, et tee võimalikult palju katteplaane ja siis sa oled päästetud igast olukorrast. Tegelikult saan enda kogemusest ka öelda, et nii on ja ei ütle mitte midagi valesti, sellepärast, et on vahepeal mul ka tekkinud sellise olukordasi, eriti Lügevisioonis, et kattekaadreid jääbki puudu ja siis ei ole nagu millegi muuga täita. Ja, täpselt. Siis ongi veits niisugune ebamugav olukord, et mis ma nüüd teen, siis panen uuesti siis või kuidagi moodi on nagu puudu ja see on eriti nagu nõme nagu selle juures. Ja, sest hiljem sa ei lähe uuesti seda üritust tegema. Ja, täpselt. Tee pigem enne rohkem ja sa oled päästetud igast olukorrast. Ja, täpselt niimoodi. Ehk oskaksid sa mõne plussi tuua meie kooli suhtes, näiteks mingi õppimise või
söögi või mõne muu asja osas? Ma ütleks, et isegi täna siia tagasi tulles on täpselt seesama asi, mis mind esimesel korral sümpatiseeris lähtel, on kooli asukoht. Ma ei tea, miks, aga mulle nii meeldib see, kus nagu see kool asub, sest siin on nii palju loodust ümber, siin on nii palju võimalusi ümber maa kooli kohta. Ma mõtlen just nagu sportimistingimused. Noh, ala ongi, ühikas on ju tegelikult siin olemas, on ju, mis on ülisuur pluss. Ühikas elavatele inimestel on toitlustus olemas. Toidud minu arust väga okeid. Eriti need, mis me õhtusöögina saime, minu arust super head. Et nagu minu arust lähtekool noorele, kes tuleb ka võib-olla kuskilt kaugemalt, on selline nagu hea kodune koht. Ja ei ole siuke võib-olla kohe esmahooga suur ja kaootiline. Ongi siis selline nagu hubane niimoodi. Jah, siuke mõnna väike koolipere. Noh, õnneks senimaani see ei ole väga suur ka, sest nüüd mingi aeg tahetakse ju uuesti või ümber ehitada seda koolimaja. Just. Ja see praktiline pool ka kindlasti meediasuuna puhul siis näiteks. Ja teistelt suundalt ei saa praegu mitte midagi hästi öelda, sest ei ole käinud. Jah, täpselt. Aga kindlasti on neil ka mingisugused plussid lihtsalt. No minu aja tehnoloogiaõpilased saavad kindlasti juhilubade saamise plussiks tuua, ma arvan. Ja spordiinimesed, ma ei tea, mida nemad saavad plussiks tuua, ilmselt selle, et nad said rohkem füüsiliselt aktiivsed olla. Selle juhilubade siis siiamaani on. Ja nüüd uue suunaga loodussuund sai ka siis võimaluse teha tasutua juhiload, et meediasuuna. Mis on tegelikult veits kurb, sest miks meediasuund ei saa? Jah, sest võiks. Aga eks see ole nende enda, selles mõttes juhtkonna enda nii-öelda teada, miks nad meediasuunana ei tee. Nüüd siis võime koolile nagu piiri siis alla tõmmata. Ja ehk räägime peale kooli elust, et fotograafia, et kuidas see nagu sinuni jõudis? Et mis oli see, mis nagu plõksataski pähe, et tegelikult on päris huvitav ja et nagu tahaks ikkagi nagu sellega nagu rohkem tegeleda. No fotograafiaga ma olin varem kokku puutunud ja kui ma lähtelt ära läksin, ega tegelikult isegi lähtel olles, ma ei mõelnud sellele, et ma kunagi üldse tegelikult meediaga pikemas perspektiivis midagi edasi teen. Et mul oli siin üli nagu fun, ma sain oma mingid põhiteadmised teada, oli selline põnev lisaasi koolile, aga ma arvasin, et selles mõttes, et ma ei hakka sellega nagu tegelema. Ja ma tegelikult peale gümnaasiumi läksin õpetajaks õppima. Aga ja siis mingi hetk lasteaeda tööle ja kuni ma ühel hetkel jäin töötuks keset aastat ja siis oligi see, et keset aastat ma kuskile kooli ei lähe, on ju. Tööle ka kohe ei läinud ja siis nagu reaalselt kuidagi täiesti ootamatult mõtlesin, et ma tahaks pildistama hakata. Et mul on nii palju vaba aega, et ma ei tea, proovime siis vaata, mis juhtuda saab. No tegelikult midagi, on ju. Et kui mulle see nii väga meeldib, siis ma proovin. Ja siis ma hakkasingi proovima, tegin mingid sotsiaalmeedia kursused läbi ja filmisin natuke ja pildistasin natuke. Muidugi eks seal oli seda perioodi ka, et see kaamera jäi nagu seisma. Aga jah, ehk siis täiesti nagu ootamatust kohast, kus ma ei oleks arvanud. Ärkas uuesti nagu ellu see mõte minus, et äkki võiks proovida. See on päris huvitav tõesti, et tuligi nagu suhteliselt nagu kuulda, nagu seda juttu kuulda, sest oligi nagu nipsus see mõte. Jaa, reaalselt. Päris huvitav jah, aga kas sul on nagu mingisuguseid nagu inspiratsioone ka nagu oled kelleltki võtnud, et nagu just niimoodi või nagu, et tema moodi võiks ka nagu mingisugused pilte teha või nii? No kui ma toona alustasin, see oli äkki 2000
2024, siis ma pildistasin nagu kõike, sest ma ei olnud ju kunagi nagu niimoodi pildistanud ja siis ma pildistasin nagu kõike, aga ja täna ma jälle ei pildista midagi, aga aja jooksul see on ikkagi saanud selgemaks, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi. Selles mõttes, et kui ma 2024 alustasin sellega, siis mingi aeg ma tegin toidupilte väga palju, siis ma sain aru, et mulle ei meeldi toitu absoluutselt pildistada. Et nagu see on tore, aga mul kaob hästi kiiresti motivatsioon ära ja see ei ole see motivatsioon, et ma lihtsalt olen laisk ja ma ei viitsi, vaid see on see motivatsioon, et ma ei taha siis üldse tegeleda. Et kui ma pean neid pilte tegema, siis ma ei taha üldse teha. Ehk siis, et ma sain aru, et see näiteks ei meeldi mulle. Eelmisel suvel, ehk siis 2025 suvi, ma avastasin enda jaoks pulmasisuloome ja selle kõrvalt ka avastasin, et mulle tegelikult meeldib teha täiega selliseid elavaid pilte. Ehk siis, et kus toimub mingi liikumine ja ma saan mingi emotsiooni. Ehk siis ma arvan, et jah, kui ma eelmise aasta suvel selle avastasin, siis ma arvan, et see oli nagu see, mille juurde ma tahtsin jääda. Sa mainisid enne seda, et tahtsid õpetajaks saada ja muidugi siis see fotograafia ka nüüd, aga kui palju siis on muutunud nagu see sinu karjäärivaade nagu terve elu, et kas sul ongi olnud nagu mingi, ma ei tea, üks kindel asi või siis ongi nagu mitut erinevat huvi, aga nagu töö poolest on nagu ikka see üks nagu karjäärivaade? Ma ütlen niimoodi, et kui ma gümnaasiumi ära lõpetasin ja läksin õpetajaks õppima, siis ma läksin seda õppima tegelikult sellepärast, et ma lihtsalt olen lapsest saati tahtnud õpetajaks saada. Aga kui ma täna olen tudeng, ma tulin siis veebruari lõpus tulin töölt ära, märtsi alguses. Ja täna olen tudeng, siis ma olen aus, et need 4 aastat, mis ma olen peale gümnaasiumit olnud, pluss gümnaasiumi aeg, ma olen kogu aeg segaduses olnud. Ja ma ei tea, mida ma teha tahan. Isegi kui ma läksin õpetajaks õppima, siis minu peas olid ikka mõtted, et kas see on ikka õige asi, kas ma peaks ikka nii minema. Ma ei tea, õpetajate palgad on nii madalad, aga vastutus on nii suur. Kas see on ikka õige asi, kas ma saan hakkama. Siis ju täpselt samamoodi jäi see õping pooleli. Siis ma läksin tööle, siis ma tundsin ennast täiesti läbi kukkununa, siis ma mõtlesin, mida ma nüüd teen. Et nagu ma ei oska mitte midagi oma eluga peale hakata. Nüüd ma olen uuesti üliõpilane ja ega ma täna tegelikult ei tea ka, kas ma teen kõik õigesti. Aga mis on nagu see, mis nagu, on küll mingid momente olnud, et sa ei tea, mis sa teed ja kas see on ikka õige. Aga mis on nagu see, mis toobki nagu maa peale tagasi nagu, ja sa saad endale öelda, et okei, tegelikult on võib-olla see nagu ikka õige valik? Selle maaülikooliga on tegelikult ka hästi huvitav olukord. Kui ma mõtlen oma gümnaasiumi ajale tagasi, siis ma olen aus, ma võib-olla ei olnud kõige eeskujulikum õpilane. Ja mina olin kindel, et mina matemaatikaga ei puutu mitte kunagi kokku. Siiamaani ma arvan niimoodi. Ja ma olin sellest hästi kindel, mul ei ole seda vaja. Ma nii hästi mäletan, kui me tegime matemaatika proovieksamit, ma sain 11 punkti ja toonane minu siis matemaatikaõpetaja Tiit Mauer ütles, et no kuule Helena, et kui sa 11 punkti saad, et ma oleksin just ikka rohkem ootanud, vaata. Ma ütlesin, mis sellest? Mul ei lähe matemaatikat nagu nii vaja. Eksamil kusjuures tegin väga head tulemused, aga ikkagi olin kindel. Täna õpin ma maaülikoolis maaettevõtlust ja finantsjuhtimist on ju, nagu ma ütlesin. Ja 90% mu ainetest on matemaatika. Ehk siis, et võt see on see kõhkluskoht. Ja see on nagu see arusaamine, et võib-olla oleks võinud natuke rohkem õppida gümnaasiumis. Aga mis mind maa peal hoiab? Ma arvan, et mind päästab suuresti see, et kuna ma tegelikult olen 10 aastat juba töötanud, peamiselt, tegelikult erinevates valdkondades, peamiselt klienditeeninduses, sest see on noorele kõige lihtsam, aga erinevates valdkondades. Ja ma arvan, et täna ongi lihtsalt see, et kuna ma olen nii pika tööstaažiga, siis
ma tean, mida ma ei taha teha. Mhm. Ehk siis, et ma ei tea, mida ma täpselt tahan teha, Jah. aga ma tean kindlalt, mida ma ei taha teha. Kuna ma olen lihtsalt nii palju nagu erinevates valdkondades töötanud. Mhm. Ehk siis, et täna ma saan öelda, et ma tean, et mulle meeldib inimestega suhelda, mulle meeldib õpetada, mulle meeldib juhi rollis olla, mulle meeldib meedia, turundus, selline valdkond. Mhm. Aga samal ajal ma tean, et ma ei taha ilmselt klienditeenindusse tagasi minna otseselt Jah. ja kõik muu, mis sellega kokku puutub. Samas on Ehk siis see ilmselt hoiabki nagu maa peal. Nii Et et ma tean, mida ma ei taha teha ja Jah. selle nimel ma pingutan rohkem, et kuskile edasi liikuda. see on päris huvitav ja nagu sihuke vaatepilt, mida võtta, et noh, selles mõttes arusaadavalt ka, et nagu miks sa noh, võtad sellise nagu pilgu, et noh, et pigem ei taha teha nagu neid asju ja pigem eelistad nagu neid. Ehk siis lood endal nagu mingisuguse nagu tugevuste ja nõrkuste nagu mingi listi. Jah. No põhimõtteliselt, eks ole. Sul on siis väga sihuke kirjuline karjäär olnud. Võib niimoodi võtta. Päris nagu eeskujulikult, või noh, seda saab nagu eeskujuna ka võtta, ma näiteks kindlasti võtaksin, et ma näen ka endas nagu seda, et mul on nagu kindlaid asju, mida ma ei soovi teha, no küll aga noh, väikese nii-öelda selle tööstaažiga siis, aga ikkagi nagu enda juures nagu teada, et nagu mis mulle pigem meeldib teha ja mis pigem mitte. Et tihti ongi lihtsalt hea nagu võib-olla meeles hoida seda, mida sa ei taha teha. Et kui ma tean kindlalt, mitte et mul klienditeenindajate vastu midagi oleks, kõik, kes kuskil toidupas või kuskil töötavad, nad on väga tublid ja nad peavad iga päev väga paljude probleemidega kokku puutuma. Ja siis ma ise tean, et ma ei taha seal olla. Ja kuna ma tean, et ma pean selle jaoks midagi rohkem tegema, siis ma selle nimel pean pingutama või edasi liikuma. Aga rääkides siis sellisest nagu kirjulisest tööstaažist, et sul on ka fotograafia ettevõtte nimega Stepagraphy. Kas see oli õigesti öeldud? Stepagraphy. Et kust selline nimi tuli üldse? No täna ma olen ainult juhatuse liige, ma ei tee midagi, aga siiski ta on olemas, jah. Ja see nimi tegelikult on hästi lihtne. Gümnaasiumis mingil täiesti suvelisel hetkel hakati mind Stepaks kutsuma. Ehk siis, et Stepanovast Stepaks. Sest 2 Helenat ja oli vaja kuidagi eristada, ehk siis minust sai Stepa. Ja inglise keeles on photography. Ja kui ma panen need 2 kokku, siis ma saan Stepagraphy. Ja siis ma ei näinud rohkem mõtet pingutada, sest minu jaoks see tundus hea nimi. Selles mõttes ta on väga lihtne ka ja nagu, ongi nagu siuke suupärane või niimoodi, et ongi lihtne öelda, et 1 sõna ja rohkem ei olegi nagu vaja. Et mul endal oli näiteks ka nagu mingi siuke sarnane olukord, kus oli ka vaja nagu mingi nimi välja mõelda, et mul oli meedias vaja teha podcast. Nagu siukse nagu tööna või niimoodi. Et õpetaja andis, et noh, tehke nüüd mingisugune podcast, et mõelge algul välja mingisugune mõte või siuke idee, et millest te teeksite näiteks. Ja siis mul oli päev enne nagu nii-öelda kodutöö esitamist ja siis ma mõtlesin, et kiirelt mõtlesin midagi, et okei. Ma tean, et mind huvitab nagu siuke välispoliitiline teema rohkem, et võib-olla ma oskan nagu selle põhjal midagi nagu, oskan nagu arutada, kui see, et ma mingi muusikast või millestki millest räägin. Et nagu see ei ole halb mõte, aga samas ma lihtsalt tunnen ennast nagu tugevamalt seal. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et siuke sõna eesti keeles on ka nagu väljaspool. Ja siis mu geniaalne aju mõtles, et võtaks 1 O ära ja paneks selle nagu põhtähe seal suure tähega, eks nagu poliitika, vaata. Ja nagu väljaspool. Ma mõtlesin too, et ma olen lihtsalt täielik Einstein. Lihtsalt mõtlesin, et ma tegin inimkonnas suurima sammu eales, kui ma selle nime välja mõtlesin. Aga näed, täpselt su enda nimelugu tõestab tegelikult seda, et mingid asjad juhtuvad ootamatult. Tegelikult, jaa. Et nagu
täiesti ükskõiksel hetkel võib tekkida Jah. midagi, mida sa ei arvanud. Reaalselt mul oli ainult 5 minutit minu tooli, minu lauda, põhimõtteliselt minu tuba ja oligi nagu kogu nagu set-up selle nime jaoks Jaa. vaja meelde mõelda. Jah. Aga minuga nimega, kusjuures sa ütlesid enne, et see on väga lihtne, aga selle kohta on öeldud ka STE paragrahvi. STE paragrahvi. Ehk siis, et noh, No jah, siis ma sõltuvalt. hakkasin mõtlema, et võib-olla on halb nimi, aga ei, Ei, ma jään enda liistude juurde. Minu arust on nagu see nagu väga hea ja väga lihtne nagu nimi. No võib-olla sõltub sellest, kes nagu jällegi nagu kelle suust see tuleb. Jaa. Aga sa oled oma ettevõttega teinud koostööd Getter Jaaniga. Et kuidas see võimalik on? Kui Jaa, niimoodi mul on küsin. endal ka küsimus, kuidas see võimalik on. Meie, jah, Et kuidas selline koostööpakkumine nagu tuli? jah, meil nüüd viimane koostöö oli tegelikult veebruaris Eesti Laulul, ehk siis me oleme Getteriga teinud nüüd koos 3 projekti. Aga tead, see Getteri lugu on ka see, mis on mulle ehtne tõestus sellest, et mingid asjad juhtuvad siis, kui nad peavad juhtuma ja võivad juhtuda täiesti ootamatutel hetkedel. Ehk siis, et tegelikult see lugu on selline, et Getteril oli mingi kontsert kuskil avatud talude päeval, mingi tasuta kontsert. Mõtlesin, et et ma tegelikult olen hästi pikalt ta fänn olnud, nagu reaalselt vist since day one, kui ma sündisin. Aga ma ei ole kunagi saanud ta kontserdil käia. Ja too hetk ma siis mõtlesin, et ma tahaks minna, et nüüd mul on nagu võimalus ja ma saan minna. Kusjuures tollel samal päeval mul tuli hästi palju takistusi ette ja ka teel sinna kontserdile me sõitsime valesti. Ja siis mõtlesime, et me ei jõua. Ja siis ma nagu naisena ikka läksin juba tujust ära. Siis ma ei taha üldse minna siis. Aga siis ikkagi ma rahunesin maha ja siis me läksime sinna kontserdile ja kuna mulle juba siis ju meeldis tegelikult filmida, siis ka tema nagu sellest kontserdist ma filmisin ja panin story'd ja tag'isin ära Getter ja kõik, mida tavaliselt fännid teevad või mis iganes paned story tag'id ära, onju. Ja ega sellest kohe midagi ei saanudki. Aga mingi hetk, mõned kuud hiljem, võib-olla aastat hiljem, kirjutab Getter mulle, et hei, et ma vaatasin su nagu kontot ja vaatasin, et sa oled teinud nagu videosid, et kas sa ei tahaks tulla mu muusikavideole Behind the Scenes filmima? Ja ma olin mingi, mida? Mina? Niimoodi kirjutas lihtsalt. Ja siis, ma ei tea, mul käisid kõik nagu, ma kontrollisin ta kontot, et ega see fake konto ei ole, kes mulle kirjutab. Siis ma olen mingi, issand, aga mida ma teinud olen? Ma ei ole mitte midagi teinud. Ma ei oska mitte midagi. Kuidas ma lähen sinna? Ühesõnaga, see oli selline nagu, mul käed värisesid, ma ei teadnud, mida teha. Ja ilmselgelt ma tahan minna. Aga siis too teine hetk ma hakkan mõtlema, et kas ma üldse oskan midagi teha. Nagu, et ma ei ole mitte midagi teinud, et ma olen lihtsalt nagu oma lõbuks teinud mingisuguseid videosid, tema näeb neid ja nüüd ta on, et hei, kas sa tahaksid tulla? Ja siis, mul hakkas süda niimoodi puperdama, aga ilmselgelt ma ütlesin jaa talle. Ja ma läksin sinna kohale, aga lihtsalt terve see tee Tartust Tallinnasse ma mõtlesin, ma ei teadnud, mida teha. Mitmed nädalad enne seda ma scrollisin lihtsalt sotsiaalmeediaid läbi, vaatasin, mida varem on tehtud, kuidas on tehtud, kuidas Behind the Scenes üldse filmida. Ehk siis sinna eelnes väga põhjalik eeltöö. Jah. See on päris hirmus. Nagu sellist nagu kirja saada, et ma olen nagu vaadanud, et aga see on täpselt see koht, et see tuli ju mitmed kuud hiljem. Ehk siis, et ma isegi ei teadnud, et siuke pakkumine võib tulla. Aga see ongi lihtsalt tõestus mu jaoks, et tee midagi, mida sa armastad. Ja sa ei või nagu kunagi teada, kus sulle nagu see pakkumine tuleb. No ilmselt ikkagi on see, et tee seda, mis tahad ja siis nagu ikkagi nagu postita ka see ikka, et mitte jätad endale. Isegi kui sa arvad, et see on täis crap, mida sa teed, siis keegi arvab, et mitte nüüd Getteri kohta, aga keegi arvab, et see on lihtsalt lahe. Lihtsalt tihti on see eriti minu arust meediainimestel, et või võib-olla mul isiklikult, ma ei tea, aga mu enda standardid on nii kõrged ja kui ma ei saavuta ise seda taset, siis ma kuidagi tunnen kehvasti ennast või tunnen, et see on jumala halb video, mis ma tegin. Ehk siis tegelikult on hea video.
kui ma vaatan seda nii-öelda tavakasutaja pildist. Kui ma vaatan seda enda vaatenurgast, siis mulle tundub seda Isamaa ja sest ma tean, kui palju rohkem ma võiks teha, aga ma lihtsalt ei oska. Jah, eks ta, ma saan enda kohta täiesti sama öelda, et võib-olla mingid videod on tõesti nagu siuke veits, oleks ainult paremini tegelikult. Aga samas, kui nagu vaadata nagu täiesti nagu tavalise inimese nagu vaatepildiga, siis võib-olla ongi siuke veits okei. Aga noh, mul endal ei ole lihtsalt nagu võib-olla sellist nagu võimalust tekkinud otseselt, et nüüd ma saan nagu kellegi heaks teha, nagu näiteks Keter-Jaani. See on ikka päris pöörane ausalt öeldes nagu Keter-Jaani käest mingi siuke kiri saada. Ja veel pöörasem oli mu jaoks veebruaris olla Eesti Laulul. Seda ka, sest et olla backstage'is, juba Keter on minu jaoks väga nagu suure nimega inimene. Keter on kusjuures väga armas ka. Aga kui sa oled nüüd seal Eesti Laulul koos kõigi nende teiste staaridega, no siis ma tundsin ennast nagu väike laps kuskil kommipoes. Reaalselt ma oleks tahtnud kõigiga pilti teha, kõigiga kallistada, kõigilt autogrammi küsida. Samal ajal ma saan aru, et ma pean professionaalne olema selle pärast. Aga mis sa tegid seal üldse? Tegelikult Keteriga ma olengi talle behind the scenes'i filminud. Ehk siis, et ta tahtis ka Eesti Laulust saada behind the scenes'i. Ehk siis seda, mis toimub enne kaadri taga. Siis Eesti Laulu, jah. No selles mõttes ikkagi, jah. Väga huvi. Ja kusjuures nendest 3 koostööst ma nüüd täna tunnen, et kui ma kunagi peaks seda edasi tegema, siis ilmselt behind the scenes'id ongi need, millega ma võib-olla kuskil tulevikus tahan nagu ennast edasi arendada. Sest see on tõesti lahe. Ma ei tea, kas sellele isegi turgu on, aga mulle lahe. No vähemalt endal on huvitav selles mõttes. Aga et kas seda Keter-Jaani kogemust saab nimetada tipuks või on ehk mõni teine koostöö parem olnud siis mingite teatud brändide puhul? Sest nii palju, kui ma olen nagu näinud su professionaalsele kontole, siis see ei ole nagu ainus koostöö olnud. Et kas on mõni teine, mis on? No tegelikult ettevõtte ma tegingi suuresti sellepärast, et mul oli vaja brändidele arveid teha. Kui me räägime koostöödest üldse, siis jah, ütleme nii, et neid saab vaadata erinevalt. Et kui me mõtleme nagu ägeduse poolest, siis jah, Keteri koostööd on olnud kõige nagu ägedamad ja ma arvan, et neid ületada on üldse keeruline, sest see on hoopis midagi muud. Küll aga need teised brändid, millest ma olen teinud võib-olla mingid tootefotosid või mis iganes, siis, või sotsiaalmeedia sisu siis neile, siis ka need on tegelikult ägedad olnud, sellepärast, et ma olen pidanud oma loovuse tööle panema, ma olen saanud ka areneda hoopis nagu teisest küljest. Ja ka tegelikult sellest küljest, et kui mul ei oleks neid koostöid olnud, siis täna ma ei teaks, et mulle ei meeldi toitu pildistada. Aga tänu nendele ma tean, ehk siis, et need on ka väärtuslikud. Ja Keteri koostööd lihtsalt on ägedad, sest neid üle trumbata on nagu päriselt keeruline. Ilmselt peab mingisugune Arvo Pärt kutsuma siin ka mingi BTS-i filmima. Ehk siis, jah, ma arvan, et praegu on nagu Keteri koostööd on nagu highlightsides. Aga et tulles tagasi siis selle olukorra juurde, kui sa lõpetasid nüüd gümnaasiumi ära. Kas sa nagu koheselt teadsid seda, et ma lähen nüüd õpetajaks õppima? Või siis oli sul ikkagi nagu mingisugune nagu aeg nii-öelda endale keskenduda rohkem ja nagu lihtsalt ise otsida mingi huvi? Ma läksin kohe ülikooli, aga ma tunnen, et see otsus oli rohkem tehtud sellepärast, et meil on ühiskonnas mingid normid või mingid standardid.
et kui sa käid põhikoolis ära, siis sa lähed gümnaasiumisse, kui sa käid gümnaasiumis ära, siis sa lähed ülikooli, kui sa saad bakalaureuse tehtud, siis sa lähed magistrisse, kui sa käid magistris ära, siis võib-olla sa lähed tööle, aga võib-olla sa peaksid doktorantuuri edasi minema, ühesõnaga. Ja ka mina olin nendes standardites kinni, sest ühe vale otsuse ma juba tegin peale põhikooli, kui ma läksin kutsekasse õppima. Ja ma tundsin ennast ülihalvasti, et ma teistest maha jään, sellepärast, et kuidas ma lähen gümnaasiumisse, kui ma olen aasta vanem, ma olen juba läbi kukkunud, sellepärast, et ma tegin peale põhikooli nii vale otsuse. Ühesõnaga, sest juba sealt tuli see mõte, et appi, mis nüüd saab. Ja siis mulle tunduski nagu normaalne see, et kui ma lõpetan gümnaasiumi ära, siis ma lähen kohe ülikooli, sest nii peab. Ja siis ma õppisin seal pool aastat ja ma tulin ära. Kas ta nagu seda, kui sa koheselt läksid ülikooli, kas tagasi nagu mõeldes sellele, kas sa nagu vajasid rohkem aega nagu kindlustamiseks seda mõtet, et ma tahan nagu õpetajaks saada või siis See oli rohkem siuke turvaline valik. Et ma teadsin, et ma kunagi olen tahtnud ja ma nüüd lähen. Jah, aga toona ma minu arust kandideerisin ka ainult mingitel õpetaja erialadena, kui ma nüüd meenutan. Aga jah, kui ma pool aastat hiljem ära tulin, mis sa arvad, et ma ei tundnud ennast läbikukkununa? Ilmselgelt tundsin, sest kõik mu ülejäänud sõbrad on ülikoolis ja mina tulen ära. Seda küll, jah. Et ja ühiskonna normid ei sa läksid vastu ei pea positiivseks seda otsust, et appi sa tuled ülikoolist ära. Ehk siis ma tundsin ennast ülihalvasti. Seda küll, jah. Ja peale seda ma töötasin 1,5 aastat, peale mida ma tundsin ennast uuesti halvasti, sellepärast, et kuidas ma ei käi ülikoolis ikka veel. Ma saan 24 kohe ja ma olen nüüd alles ülikoolis. Ehk siis, et kogu see aeg on olnud tegelikult siuke väga segane ja väga selline enda tunnetele vastu võitlemine, et ma ei pea muretsema ühiskonna mõtete pärast, sest kui ma aus olen, siis tegelikult mitte kedagi ei huvita, mida mina otsustan. Minu peas on see, et kõik käivad ülikoolis, aga mina ei käi. Aga tegelikult mitte kedagi ei huvita. Aga põhimõtteliselt saab nagu seda juttu nagu kokku võtta sellega, et pigem anda endale rohkem aega siis, et mõelda läbi, et kui sa ei olegi nagu peale gümnaasiumi võib-olla endas nii kindel, et sa just nagu ülikooli tahad minna, siis äkki võib-olla see endale aja andmine nagu soodustab seda, et sa tead, mis sa teed tulevikus. Tead, ma võib-olla isegi päris nii ei ütleks. Ma soovitaks ikka ülikooli minna. Ja, seda küll. Aga, sest tihti lihtsalt juhtub see, et kui sa ei lähe ülikooli, siis sa lähed tööle suure tõenäosusega, on ju. Ja kui sa lähed tööle, siis sa hakkad saama sellest palka, mille eest head elu elada, on ju. Nii. Aga inimene õpib heaga väga kiiresti, mis tähendab seda, et kui sa elad head elu, siis pärast kooli minna on väga keeruline. Ehk siis ka minu mõte tegelikult see, kui ma siin nüüd 2 ülikooli vahel töötasin, oli alati see, et ma ei saa seda pausi pikale jätta, sest et hiljem ülikooli minna on veel keeruline. Ma teadsin, ma tahan kõrgharidust. Ehk siis ma võib-olla seda ei ütleks, et võtta aega, aga võib-olla seda, et kui sul on mingi nagu ettekujutus, et seda tahaks proovida, siis ma võib-olla soovitaks proovida. Muidugi nüüd on vist selle ülikooliga veits keerulisem, et sa ei saa mitu korda samat kõrgharidust teha. Ma ei tea, mis hetkeni sa nagu, kui palju sa saad nagu vahetada seda kraadi. Okay. Aga ühesõnaga, et ma soovitaks ikkagi proovida ja teha. Kui sa tunned, et sa ei taha praegu ülikooli minna, siis see on fine. Sa saad sellest hiljem aru, et kas sa tegid õige otsuse või mitte. Sa võid minna ülikooli ja sa saad siis ka aru, kas sa tegid õige otsuse või mitte. Aga lihtsalt see on täpselt see sama koht, et kui sa lähed ülikooli ja sa saad aru, et see asi nagu üldse ei huvita mind, siis sa vähemalt tead, et see ei huvita sind ja sa ei hakka 2-3 aasta pärast, sa ei proovi uuesti sinna kandideerida. Sest sa käisid selle läbi, sa tead, mis see oli ja siis sa rohkem ei kandideeri. Aga see õpetaja nii-öelda see kutsumus, kuidas sa nagu endale selgemaks tegid selle prioriteedi, et sa tahad nagu õpetajaks saada?
Tead, ma ei tea, kus see huvi tegelikult tuli. Mulle meeldis metsikult lihtsalt hindeid panna kõigile. Sina No. saad 2, sina saad 5. No jah. Ehk siis jah, mulle tegelikult on alati meeldinud hindeid panna. jah. Aga Kas ikka nägude järgi või ikka tööde nägude järgi? See mänguasi, mis mulle rohkem meeldib, tema sai parema hinde. Aga täna ma tegelikult ütlen, et see õpetaja kutsumus või õpetaja eriala tegelikult on mul ikkagi alles. Ma ei tea, kas ma tahan minna klassikaliseks õpetajaks. Võib-olla ma tahan seda rohkem teha koolitajana. Aga jah, ma tahan midagi nagu edasi anda, lihtsalt võt täpselt see ongi see koht, et ma ei ole täna välja mõelnud, kuidas ma seda teen. Aga ma tean, et ma tahan midagi õpetaja erialast teha. No nüüd on meil see nagu kevad on käes ja abituriendid hakkavad ju 12. klassi lõpetama, et mis võiks olla nagu siuke nagu võimalus leida endale mingisuguse nagu kutsumuse, mida teha peale gümnaasiumi. Et nagu mille abil sa leiad mingisugused huvi? Jaa. Tead, ma ütleks siinkohal võib-olla seda, et proovi võimalikult erinevaid asju. Võta võimalustest kinni. Kui sulle midagi pakutakse ja sul reaalselt tegelikult on selle jaoks aega ja ressurssi, siis ma soovitan proovida võimalikult palju erinevaid asju. Nagu me oleme minust rääkinud on ju nüüd pikalt, siis tegelikult on ju ka välja tulnud see, et minu mingid asjad või otsused on tulnud mingite muude otsuste pealt. Ehk siis, et võib-olla jah, ma soovitaks proovida võimalikult erinevaid asju. Võib-olla sa täna ei tea midagi, mis sulle tegelikult väga meeldib. Et ka mul praegu maaülikoolis, kui ma ütlesin, et mind matemaatika üldse ei huvitanud, siis täna mulle näiteks meeldib väga raamatupidamine ja ökonoomika. Jah, ökonoomika. Ehk siis, et kuigi need asjad, ma ei oleks elus mõelnud sellele, et minust võiks raamatupidaja saada või ökonomist või mis iganes, aga täna need asjad mind huvitavad. Ehk siis, et jällegi, kui ma ei oleks läinud ülikooli, ma ei oleks seda mitte kunagi teada saanud. Ja täpselt samamoodi on mingite muude projektidega, ehk siis kui sulle midagi ägedat pakutakse, siis ma soovitan kinni haarata ja võimalikult palju ise ennast harida ja proovida. See võib olla mingi suvaline, mõtlete sõpradega, et lähme teeme ühe ägeda klipi või filmime midagi või mis iganes ja nagu sa ei tea, mis sellest võib lõpuks välja tulla. Ehk siis, et proovi võimalikult palju ja kuula ennast. Mitte ühiskonda. Jaa, ma arvan, et see on niisugune ja tõesti, mida võiks nagu endal nagu isegi kuklas nagu vähemalt meeles hoida, et pigem mitte nagu ühiskonna just normide järgi nagu elada, kui sa just ei taha. Kui sa nagu tahtlikult ei taha, siis jah. Et ma ei pea seda üldse valeks. Kui keegi tunneb, et tal on niimoodi turvaline ja hea, siis on hea. Lihtsalt, mida ma täna ühiskonnas noorte puhul väga palju tähele panen, on see, et kardetakse teha mingeid otsuseid, sellepärast, et meil on ühiskonnas mingid normid. Jaa, seda ma olen ka nagu enda nii-öelda siis seltskonna juures või nagu niimoodi enda vanuste juures ka nagu näinud, et pigem ei julget asju teha, vaid ongi see, et kõige lihtsam ongi lihtsalt see, et pigem ei tee ja lasta sinna ja põhimõtteliselt. Täna ma ka näiteks, mul on kursusekaaslasi, kes on minu vanused ja on kursusekaaslasi, kelle puhul sa võid minu vanuse korda 2 arvutada. Ehk siis, et ka vanemaid inimesi ja minu arust see on nii äge, et nad on ülikoolis. Ja see näitab jälle seda, et need normid ei tähenda mitte midagi. Aga mis oleksid siis nagu, me siin rääkisime küll, et mingisugustest nagu soovitustest, aga nagu teeks sellise kokkuvõtva punkti, et mis oleksid siis need 3 soovitust, mida sa annaksid õpilastele, sõltumata suunast muidugi, mis pakuksid nagu parema vaate sellest, mida nad võiksid tulevikus teha? Ma arvan, et ma ütlen siinkohal ikkagi, et proovi erinevaid asju.
Ära karda eksida, Mhm. sest nendest me õpime ja ära lase ennast liigselt teiste ootustest mõjutada. Et see on täiesti normaalne, kui sa hakkad tegema midagi ja siis tekib tunne, et ma tahaks midagi muud teha. Mhm. Et suund võib elu jooksul muutuda ja see Kindlasti. on täiesti okei ja ma leian, et kui sa teed midagi, mida sa arvad, et mille läbi sa ennast arendad, Mhm. siis sa ei tee mitte midagi valesti. Kõigist asjadest sa saad õppida midagi. Isegi kui sulle ei meeldi see kool, kuhu sa praegu läksid, siis sa õpid sellest seda, et see ei meeldinud sulle. Mhm. Aga see ei ole vale asi. Jah, Ja see seda on okei, kindlasti. kui sa tuled sealt ära ja sa teed midagi hoopis muud. Ja tegelikult chill. Elu ei ole nii keeruline. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa saad sellest aru. Jah, no jah, mul vanemad siin ka midagi, noh, ütlevad küll, et õpi, et no ülikooli või no kuhugi kooli ei lähe, siis tööl on jumala nõme käia ja värki, noh. Et no põhimõtteliselt nad ka nagu ikkagi ütlevad, et noh, pigem käia koolis rohkem, et Jaa. võib-olla see tööasi saabki natukene oodata. Ja, ma pigem soovitan ka seda, et õpi ja fun'i nii kaua, kuni sa saad seda teha, Mhm. sest et tööd sa jõuad nagu terve elu teha. Aga päriselt, nagu gümnaasiumis, nautige gümnaasiumi aega, õppige. Vahepeal võib seda ka teha, jah. Ja päriselt, ja ülikooli aeg on täpselt samamoodi, et lihtsalt naudi. Ja ma ütlen, kunagi ei ole hilja mingeid otsuseid muuta. Ma arvan, et see on väga õpetlik ja noh, võiks öelda isegi, et eeskujulik nagu toon, mille kohal võib lõpetada meie episoodi, et aitäh, Helena, et külla tulid meile. Aitäh sulle, Hendrik, väga sisukate küsimuste eest. Noh, ma ikkagi üritasin, andsin ennast Väga parima. Aitäh. Ja siinkohal aitäh kuulamast ja kohtume siis järgmises episoodis.